Hei aiasõbrad, mina teen talvist, võib-olla hilissügist, ütleme siis talvi algab tegelikult ametlikult detsembri keskel, aga sellist hilissügist talve alguse kanti viinapuudele lõikuse, kus siis kõrvaldan kõik kandeoksad ja jäävad niisugused põhiväädid, mis tähendab ka muidugi seda, et osaliselt valin ka osadel puudel välja näiteks asendusoksad, kus siis põhitüvi on näiteks või põhiväet on liiga paksuks juba läinud, teda on kehva nagu käsitleda või siis ise näen, et on vaja oksa asendada. Küll aga noortel puudel ma lisaks siis sellisele lõikusele väänan nad tavaliselt alla, et neid saaks ka katta. Katmine on tegelikult vajalik mitte ainult sellepärast, et nagu sooja või temperatuurina läbikülmumist hoida, see ei olegi nii väga toimele probleem, kes on uinuvas, ütleme siis uinuvas olekus, jah. Siis pigem see hoiab ka seda, et kevadine päike hakkab taime liiga kiiresti nagu üles äratama, paneb mahlad jooksma, pungad avama ja hilised öökülmad võivad siis nendele võrsetele liiga teha. Noorele taimele võib see väga raskelt minna, vanem võib avada, reeglina ka avab uinuvatest pungadest uued võrsed, seal on see natukene leebem. Küll eriti siis, kuna meil on nad kasvumajas, siis kasvumajas on see temperatuuri kõikumised palju suuremad kevadel. Seda saab natukene ka vältida sellega, et näiteks kasutada seda varjutuskangast, visata siin üle nii-öelda katuse üle lae rippuma, et seda otsest päikest ei langeks sinna ja hoida siis ka lahti kasvuhoone aknad, uksed, kui vähegi kannatab. Ja muid nii-öelda taimi me ei kasvata. Aga kevadel on see probleem, et tahaks juba varakult näiteks, ma ei tea, redis kasvatada, siis ilmselgelt selle akende uste lahti hoidmine ei pruugi olla kõige parem idee. Aga mis seal ikka pikalt rääkida, lähme asja juurde, vaatame, kuidas hilis sügisene talve alguse viinapuude lõikus käib. Siin on siis tegemist Kuzminski siiniga. Meil ikkagi juba üsna eakas taim, üks vanemaid, siin kõrval on ka Somerset Seedless, umbes sama vana. Siis nende sellised põhitüved on ikkagi üsna sellised jämenenud, paksud, käega võrreldes siit on ka näha. Ja neid ma enam tegelikult väga maha ei painuta, sest nad on ikkagi piisavalt sellised jämedad. Et siin on näha ka, et sellised pungaklastrid on siin taga, mis on tekkinud. Siin on võib-olla natuke kaamerale paremana vaadata. Siis need on ikkagi suured. Siin on siis üsna rohkelt uinuvaid pungasid ja nendest siis puhkavad kevadel uued võrsed. Et siin me lihtsalt vanad kandeoksad, ehk siis see on põhitüvi, need, mis on painutatud, jäävad alles ja need on siis vanad kandeoksad, need peened kandeoksad me siin järjest, mis on üles poole, siis need me kõrvaldame, lõikame kõik välja. Kui me nendest ei vali mõnda asendusoksa, sellel aastal ma Kuzminski siini puhul ühtegi asendusoksa ei vali. Seega lõikan nad kõik välja. Olen siis varasemalt juba kõik need lindid siin video jaoks lahti võtnud, et mis need kandeoksi trosside küljes siin hoidsid, ala siin kohas näiteks, et nad hetkel ei segaks ja ei venitaks seda salvestusaega. Aga ma võtan siis tangid kätte ja teeme paar lõikust ka. Kui meil on sellises peenema põhitüvi küljest tulev kandeoks, siis tasub alati vaadata, kas siin klastris või selles kogumikus on näha juba pungasid. Siingi on näha näiteks eledam selline koht, see on üks pung, aga siin on pungasid järjest on näha aina siin kandis. Ehk siis teoreetiliselt siin ei ole vajadust jätta nii-öelda oksale esimest punga. Kui sellises klastris nooremal juba sellises põhitüvel ei ole otseselt näha siin kogumiku kohas pungasid, siis mina aeg-ajalt jätan nii-öelda oksa esimese punga turvalisuse mõistes alles.
kohe ma üritan teile näidata, siin on näiteks esimene oksapung. Eks see on esimene oksapealne pung tegelikult, mitte siit klastrist. Ehk siis selle ma näiteks jätan alles ja lõikan kuskilt siitmalt maha ja selliselt ta ka jääb. Et see tagab mulle selle, et kui nüüd tõesti siit klastrist kuskilt mingit lisapunga ei ava, siis ma nagu saan ikkagi siit just sellest samast kohast nii-öelda uue kandeoksa. Sest et tegelikkuses, kui te vaatate, kus selle põhitüüvi peal on järgmine koht, siis on siin. Selline 10 sentimeetrit ja järgmine 10 sentimeetrit. Et kui see koht näiteks, siin ma ei säilitaks ühtegi punga, mis avaneks järgmine aasta, siis on päris suur tegelikult tühimik, kus me nii-öelda saaki ei saa. Seda enam, et see põhitüvi tegelikult oli veel see aasta siin otsa pool oli üsna peen, mis tähendas ka seda, et need kandeoksad siin olid üsna peenikesed, näiteks siin oli selline. Et sellised kandeoksad tavaliselt tegelikult ka ei kanna. Et pigem isegi ma eelistan tavaliselt neid välja lõigata, aga eks see siin on hiljem natukene avanud siin juba siis, kui taim tegelikult valmistas nii-öelda tarjasid ja jäi märkamata välja lõikamata. Et siin on ka näha, et need, mida otsa poole, seda peenemad on need kandeoksad. Aga ega siin välja lõikamisel jälle vaatan siin küll ilmselt on klastrites ka pungasid, kuid ise lõikan jälle siit kuskilt tagasi, ehk siis jätan ühe punga ja ülejäänud jääb. Et siin sarnaselt. Loomulikult, kui ikkagi väga selgelt on näha, siin selles pungaklastris on näha, siin on tegelikult, ma proovin siin kaameraga mitte palju vehkida, et natukenegi fokusseeriks. Et siin on tegelikult näha, aga siin all on näha tegelikult pungasid, et siis võib ka julgelt iseenesest välja lõigata. Ei pea jätma näiteks, kui te tahate näha, siis ma siin võin täitsa selle teha. Siin ma riskiksin, sest siin taga tegelikkuses mul on näha küll neid. Ja ega see kogu see lõikus saab selline olema, kus ma lõikan siis siin sellel puul kõik selle aasta kandeoksad välja. Neid oksi saab iseenesest selles mõttes säilitada ja neid kasutada pistikoksana. Mul otseselt sellist vajadust ei ole. Ma olen siin juba mõned pistikoksad ka siia samma mulda pistnud ja mõned on ka alles nii-öelda juurdumus, mis see aasta said tekitatud. Aga teen siis selle kiire töö kaamera väliselt ära ja lõikan ära, et vaatame, kuidas ta pärast seda välja näeb, kui lõikus on teostatud. Nii ta käib see lõikus üsna kiiresti tegelikult, kui ei ole enda jaoks vaja enam valida uusi kandeoksi või neid põhitüvisid. Ehk siis jäävad need põhitüvid, mis siis on, nad on juba siia seotud, mina neid alla see aasta ei painuta uuesti. Ja usun tegelikult, Kuzminski siini kannatab selle ilusti välja. Liigun siit edasi kohe ka Somerseti juurde ja ega siin lõikus tehnoloogiliselt on täpselt sama lugu. Et ei hakka pikka juttu tegema. Alustan siin kohe oksade maha lõikamisega ja vaatan, kui mõni asendusoks jääb, siis tulen selle juurde korra tagasi, saame koos vaadata, et miks ma otsustasin asendusoksaks siin midagi jätta.
Somerseti puhul ma valisingi siin asendusoksa, nii-öelda asendusoksa, selles mõttes mitte küll täielikult seekord, aga siit, alates siit siis lõikasin üles tulev oksa ära, kuna see oli selline, no ta ei olnud hea nurga all, ta oli selline kehvake, ma otsustasin, et ma viin ta sellise värskema selle aasta kandeoksa peale, järgmine aasta siis põhitüvi. Ja kuna ma soovin niikuinii, et ta kaldukski nii-öelda siis sinna paremale poole, siis siia poole, siis ma iseenesest ja tema kaljumise nurk on ka õige siit alt, kui siit näete, et siis ehk ta on ilusti siia poole juba looduslikult ju kasvanud, siis tema jääbki siia alumiseks uueks põhitüviks. Et siit samal ajal võtsin arvesse juba, et ma kasvatasin siin sellele oksale ka uue asendusoksa. Ehk siis siit ma eelmine aasta natukene liiga võib-olla isegi jõuliselt väänasin teda alla. Teen ta kandevõimekust otseselt nagu viinamarjal ei ole probleem, et pealmised koorekihid sellised kragisevad, kui ta võrnalt väänate. See ei ole aga mulle endale ei meeldinud see nurk ja kuna siia tekkiski ülespoole kasvav oks, mida ma tegelikult vajan, sest üleval sellel aastal mul siin liinil, ülemisel liinil põhitüvi ei olnud, siis see aasta ma vaatasin, et sellest saab ilusti siia kasvatada ja see on nüüd siis see asendusoks. Ehk siis selle põhitüvi osa ma lõikan välja, ei jäta kahte põhitüviks kahte aru. Olen tähele pannud, et kaks aru ühelt siis päris põhitüvilt, mis siis nii-öelda maapinnast välja tuleb sellises vähemalt peenuses astmes. See toiteainete kogus ilmselt on madalam, ehk siis saak, tarjad, oksad, kandeoksad tulevad nõrgemad. Et jätan ühe. Ja nüüd ongi, et igal oksal, mis mul siin Somersetil tuleb maast, on siis ainult üks aru ja selle ma suunan siis vastavalt liini peale ära. Et selline jutt siis vanematest viinapuudest. Need on siis meil kuskil vist äkki 4-5 aastased, järgmine aasta, kui ma ei eksi, võiks olla 5. hooaeg juba. Aga hetkel sellega nii palju ja kohe vaatame siis ka üle nooremate viinapuude sellised üks ja mis see võiks olla siis esimene kasvuaasta mööduseks, siis valmistume teiseks ja üks on siis kolmas aasta jah, ja valmistume 4. Siin on siis meie viinapuudest kõige noorem, 1-aastane, see aasta suvel istutatud viinapuu Arkadia. Ta isegi kandis paar tarja varasematest videolugudest, on see võimalik ilusti üles leida. YouTube jaoks saan ka linkida video sisse siia, saate siit ülevalt nurgast kohe klikkida. Ja vaatame, kuidas selle esimese aasta nii-öelda viinapuuga on. Et esimese aasta viinapuud ma alati katan ära selle, nagu ma juba varasemalt selgitasin. Siin on tegelikult näha ka, et see on selline turbopuru. Et selle sama puru sisse ma väänan nad siia alla. Panen siis bambuskeppidega nii-öelda surun vasta maad, et saaks hiljem katta. Aga siin nagu mul erilisi need samad ongi iseenesest ju selle aasta kandeoksad. Ehk siis siin ei olnud veel põhitüve, järgmiseks aastaks kõik need oksad jäävad kandeoksteks. Mina isegi reeglina neid otsi siit väga palju lühemaks ei lõika neid nii-öelda kandeokste otsi, kuigi ma eeldan või ennustan, et täispikkuses nad ei pruugi siis kevadel tärgata nii-öelda, need otsmised pungad siin enam ei pruugi tärgata. Eelmiste viinapuude peal on selline kogemus mul tekkinud, et pigem talve nii-öelda üle ei ela või kevadeks nad nagu ei suuda ennast toita seda taimselt algusest peale, sest see tüvi on piisavalt peen veel. Küll aga ma ise olen jätnud need
ja ei ole hullu. Suvise lõikusega lõikame siis selle osa sellest välja, mis siis alles jääb. Aga kokkuvõtvalt siis jätan jälle järjekordselt mõlemale maa seest nii-öelda tulevale harule jätan ühe oksa või ühe haru, ehk siin jätan selle, mida ma olen ka vaikselt koolutama hakanud siia liini peale ja teise samuti ja selle ülejäänud osa, mis siin taga oli ja ei olnud väga pikk, hoidsingi spetsiaalselt ta ju madalamane, siis selle ma lihtsalt lõikan siit välja. Ja ega siin muud ei olegi. Kõik ülejäänud juba võtan siit liini küljest lahti, klepsudest väännan vasta maad ja hiljem katan ära sellise talvekattepuruga. Siin on siis tegemist Svensson Rediga. See aasta siis oli temal ka esimene selline korralikum kandeaasta, kus nägi nagu tarja ära. Tema eripäraks ongi sellised suuremad marjad, need viinamarjad selles tarjas. Erilise aroomiga, täitsa hea mari. Selle viinapuu kindlasti jätame alles siia ja läheme edasi siis selle nii-öelda paremaks kujundamisega. See aasta ka näitas seda, et paljud nii-öelda alles jäetud, kevadeks alles jäetud põhitüvid olid peened, ei kandnud, isegi ei jäänud ellu, ütleme nii, ei avanud pungasid. Et selle jaoks tuli planeerida see aasta juba ja kasvatada osa kandeoksi selliselt, et need asendaksid põhitüve. Põhitüved seekord, ehk siis niisugune hea näide, kuidas uuest viinapuust kujundada vaikselt endale juba teadlikult uued põhitüvid. Ja ma kohe püüan teile näidata, et siin taim ise jääb mul siia nurga taha, küll aga selle aasta põhitüvi on see. Siin on ka näha, et ta avas, selleks aastaks ta avas 1, mis on siis 2, 3 ja sisuliselt jupike 4 kogu lugu punga. Aga ta oli tegelikult ikkagi üks-kaks korda sama palju pikem mööda seda liini edasi. Ehk siis ta ei avanud, ei säilinud. Nüüd loomulikult on võimalik ka iseenesest sama oksa pikendada, ehk võtta siin nagu kõige sobilikum selle aasta kandeoks, näiteks see oks siin. Väänata, nii-öelda alles jätta see aasta, ehk siis kevadel väänatada liini peale. Mina otsustasin juba algusest peale teiste kandeokste kasuks, mida ma siis olen juba algusest peale, kevadest peale nii-öelda selle jaoks ette kasvatanud. Ehk üks on siin. Ta tuleb sellest samast maa seest tulevast oksast välja. Ehk siis tagasi lõikuse ma teen siia, teiega koos siin. Ja jätan selle jämeda oksa, kusjuures see on väga hea jämedusega oks, mille ta on kasvatanud. Ta on siit alt poolt on ta peaaegu näpu jämedune. Ehk siis ma usun, et see säilib päris korraliku pikkusega ka järgmiseks aastaks. Ta jookseb siingi juba selle mööda liini, see on mul siin sügisel meelega niimoodi väänatud, et ta juba harjuks sellise olekuga. Ja sarnaselt olen ka teinud teise väljavalituga, kes on siin siis üleval liinil. Ja ta jääbki siia ülesse liini, ta jookseb siit nii-öelda mööda külge ja tuleb siis teisest nii-öelda maa seest tulevast oksast välja. Ehk siis see on nüüd, kui see oks arunes sellest, siis see teine oks siin külle peal, see oks aruneb siis sellest. Ehk siis selle ma lõikan ka siit posti tagant, kuidas ma näitan siit teile kaameriga, võt siit kohast lõikan tagasi, et lõikan välja. Ja ta jääbki sellise poolkaarega, nagu ta siin on ka järgmine aasta. Jääb jooksma siia mööda liini edasi ja jääb jooksma sinna taha välja. Kõik ülejäänud siis ma lõikan siit välja.
siin ongi siis see arunemine. Ja sellest arunemiskohast me lõikame ühe nendest okstest ilusti välja, nii et ta ei jääks segama. Noored viinapuud ma siis katan ära. Tavaliselt painutangi maha selliselt, et bambuskeppidega või mingisuguste toikastega surun niimoodi ristinud maad ligi ja siis valan sellise samasuguse talvekatte puruga nad üle. Et hetkel on see puru siia panemata, et teile näidata, aga on plaanis nad siin veel üle valada. Vot selliselt see viinapuude hilissügisene lõikus käibki. Ei ole väga palju suurt teadust, tuleb lihtsalt ise näha, kas on soovi asendada mõni põhitüvi uue oksaga, ehk siis selle aasta kandeoks jätta põhitüveks või siis tuleb lihtsalt nad välja lõigata. Aga teiega näeme ilmselt juba kevadel, kus saame siis kaetud viinapuud kattelt välja võtta või siis näha juba, kuidas siis katmata viinapuudel on talve jooksul läinud, kuidas nad pungi avavad ja mis see kevad meile toob. Aga näeme juba järgmistes videolugudes.